head konservatiivse Harjumaa jälgijat. On meeldiv teid taas kohata Piltkasti kanali ääres, vaatamas või kuulamas meie iganädalast kokkuvõtet konservatiivse Harjumaa lehel enam populaarsust võitnud postitustest. Nagu ikka, kes soovib, võib nüüd kõrvaklapid kõrva panna, sest meie saade on teostatud selliselt, et teda saab kuulata kui klassikalist raadioedastust või podcasti. Aga ka vaatamine pole halb mõte, sest kui te käesolevat saadet vaatate, siis võite leida seeläbi täiendavat, aeg-ajalt ka põnevat informatsiooni, mida ainult kuulates kinni püüda ilmselt ei saa. Niisiis on aprillikuu teine pühapäev, 13. aprill, aasta 15. nädala 7. päev ja 2025. aasta 103. päev. Suvi pole enam kaugel. Kõigest 70 päeva veel. Täna on väärikas mälestada Juhan Kukke, kelle sünnist möödub täpselt 140 aastat. Juhan Kukk sündis 13. aprillil 1885 Käru külas, Salla vallas, Virumaal. Ta oli ärimees ja poliitik. 1922 kuni 1923 oli ta Eesti Vabariigi riigivanem ehk president. 1940 ta vahistati Vene repressiivorgani NKVD poolt ja Vene sõjatribunal mõistis ta 8 aastaks Vene surmalaagrisse karistus kandma, kus ta hukkus. Aga meil on nüüd aeg taas teha iganädalane kokkuvõte Eesti pulbitsevast siseelust ja keevast välisilmast, pikkides sinna kultuurirosinaid moel, nagu see on tähtsust omavaks tunnistatud, konservatiivse Harjumaa lehel, tema lugejate poolt. Sellel Facebooki lehel, mis koondab kokku erinevaid mõtteid ja sõnumeid konservatiivsusest, väärikusest, kantuna rahvuslikust vaimust, traditsioonidest, erinevatest rahvuslust austavatest meediaallikatest. Ikka selleks, et oleksite teadlikud, mis toimub rahvuslik konservatiivse maailmavaate ümber, on seda pooldavad või vastustavad. Et kui argipäevased tööd ja toimetused on teid piisaval pinges hoidnud ja te pole saanud jälgida igapäevaselt seda, mis toimub konservatiivse Harjumaa lehel, siis nüüd saate suhteliselt kiire ülevaate sellest, mis siin on olnud olulised ning märkimisväärsed või mida konservatiivse Harjumaa kogukond on pidanud olulisemaks jooksval nädala. Sellel nädalal, mille viimasel päeval siis täna ja siin me kohtume. Teeme kõigepealt ülevaate ära päevade kaupa, tuues esile igal päeval meie kogukonna poolt olulisemaks peetud uudised. Ja seejärel saagu kõlama taas see üks ja ainus ehk nädala tegijana esile kerkinud top-uudis, mis oli nädala lõikes absoluutselt kõige loetavam meie lehel. Esmaspäevane leht oli täis väga eripalgelisi uudiseid. Nii siit kui sealtpoolt piiri. Nii sisemaiseid kui väljamaiseid uudiseid. Eks see asjaolu killustas paratamatult ta konservatiivse Harjumaa lugejaid tugevalt. Aga päeva lõpuks oli ennast teistest ettepoole kergitanud konservatiivse Harjumaa lihtne tõdemus, et kuna president Trumpi majanduspoliitika tagajärgedeks on tunnistatud naftahinna järsk langus, siis on sümptomaatiline see, et liberaalsesse Eestisse sellise langused ei jõua, või kui, siis väga väiksel määral. Hinnatõusud aga jõuavad Maarjamaale peaaegu, et momentaalselt. See lihtne tõdemus lävis kaugemale kui paljud tõsised ja pikkad uudisnupud ning viited. Kuigi Eestis on usukuuluvuseta inimesi enamuses, ligikaudu 60% rahvastikust ei pea ennast ühegi religiooni järgijaks, siis kui arvestada neid, kes ennast peavad religioosseteks, nende seas on Eestis kõige rohkem õigeusklikke. See tähendab, et usulise kuuluvuse järgi on õigeusklikud ehk Eesti Õigeusu Kiriku ja Moskva patriarhaadi Õigeusu Kiriku liikmed kõige arvukam religioosne rühm Eestis. Neid on ligikaudu 16% elanikest. Samal ajal näiteks on meil luterlasi 10% Eesti elanikest. Kas eeltoodud asjaolul ka mingit otsemõju oli uudiste populaarsuse arvestuses, kuid igatahes tõusis esmaspäeval teisele kohale Postimehest vahendatud uudis, mis puudutas just nimelt Eestis kõige levinuma religiooni järgijaid, ehk õigeusklikke ja Eestis asuvat õigeusu kirikut. Nimelt edastati, et Moskva patriarhaadile alluva Eesti Õigeusu Kristliku Kiriku koguduste eesseisjad said laupäeval juhtkonnalt uue põhikirja eelnõu, mille iga kogudus peab juba nädala pärast vastu võtma. Eelnõu sätted piiravad koguduste autonoomiat ja muudavad palju keerulisemaks iseseisva otsuse langetamise küsimuses, kas minna Konstantinoopoli patriarhaadi alluvusse. Teisipäeva populaarseim postitus kedagi imestama ei pane. Selleks osutus järjekordne reitingutabel Eesti erakondade populaarsusuuring. Värske Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati küsitlus näitab, et kui kohalike omavalitsuste valimised toimuksid praegu, võidaks Isamaa erakond üleriigiliselt, samas kui Tallinnas oleks edukaim ilmselt hoopis Keskerakond. Konservatiivse Harjumaa lugejate seas tõusis populaarsuselt teiseks uudiseks Postimehe peegeldus, mis pajatas Trumpi valitsuse tegemisi.
Sedakorda oli vaatluse all äärmusliberaalse tippsõjaväelase saatus, mis teps mitte magus pole. Nimelt märgitakse seal, et teenistusest vabastati naissõdalane ja USA tippohvitser, NATO peakorterisse Brüsselisse määratud mereväe viitseadmiral Shoshana Chatfield, kes oli tuntust kogunud äärmusliku woke-poliitika propageerimisega Ühendriikide armees. Allikate sõnul võisid Chatfieldile saatuslikuks saada aastatetagused väljaütlemised, millega ta rõhutas niinimetatud mitmekesisuse teema olulisust sõjaväes. Kurikuulsaks sai endise kopteripiloodi Chatfieldi poolt naiste võrdsuse päeva pidustustel välja öeldud loosung "Meie mitmekesisus on meie tugevus", mida kaitseminister Pete Hekset nimetas tänavu veebruaris kõige rumalamaks sõjaväe ajaloos. Kolmapäeva menukamad uudised puudutasid eranitult USA välispoliitilisi tegemisi. Esimesele kohale paigutus uudistevoog koos kommentaaridega, milline lähtus Postimehe kanalist ja käsitles president Trumpi kannapööret tollisõjas. Vähemalt sellist ajutist kannapööri. See uudis rääkis sellest, et Ameerika president tehtestas 90 päevaks tariifipausi enam kui 75 riigile, kuid Hiinale Trump ei halastanud. Hiinale määras ta 125% karistustariifi, süüdistades Pekingit maailma turgude kuritarvitamises. Selle uudise mõjul targasid aktsiad kohe rohelisse ja isegi digitaalvaluuta Bitcoin nägi järsu hüppe ülesse. Loomulikult andis see hapniku maailma turgudele, süstis pisikest lootust, et tollisõda õnnestub vältida. Nüüd on teada seegi, et Euroopa Liit vastas samaga ja peatas vastutollid ameeriklastele samuti 90 päevaks. Populaarsuselt teiseks postituseks sai kolmapäevane uudis USA hoiatusest Venemaale, milline edastati ÜRO istungil ning mis oli sisuliselt president Trumpi näpuvibutus Putinile. Ameeriklaste hoiatusega anti Ukrainas vallutussõda pidavatele rašistidele mõista, et ameeriklased jälgivad olukorda ning mõistavad venelaste ebakohast kavalust, mis võib areneda ka venelastele ebasoodsas suunas. Ühesõnaga hoiatati Venemaad aga rahukõnelustega viivitamise eest. Hoiatusega märgiti, et USA ei kavatse taluda pahauskseid läbirääkimisi sõja lõpetamise üle ega relvarahukohustuste rikkumist Ukrainas. Sõnumi edastas venelastele USA suursaadiku kohusetäitja Dorothy Shea poolt ÜROs, seal toimunud julgeolekunõukogu Ukraina teemalisel istungil. Neljapäevase päeva kõige populaarsemaks postituseks tõusis, pisut isegi ootamatult järsku, päeva viimane postitus, mis pajatas rašistliku Venemaa uues pealetungist Ukraina vallutamise nimel. Ukraina vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi kinnitas, et venelaste kevadpealetung on tõesti alanud, kuid ka Ukraina väed on teostanud vasturünnakuid, sealhulgas Belgorodi suunal, eesmärgiga ennetada Venemaa edasisi rünnakuid. Populaarsuselt teiseks postituseks tõusis automaksu temaatika. Teatavasti esitasid nii Isamaa erakond kui ka konservatiivid Riigikogule eelnõud, eesmärgiga automaks tagasi pöörata, kuid kumbagi esitatud eelnõud vasakliberaalne Riigikogu enamus läbi ei lasknud. Viidatud populaarseima postituse autoriks oli aga Harju Raplamaa konservatiivne poliitik Rene Kokk, kes muuhulgas ütles, et automaks ei ole vältimatu. Kuid poliitikutel tuleb võtta ennast kokku ja saada aru, et see kobarkäkk, mis siin vastu võeti jõuga, tuleb muuta kehtetuks. Konservatiivne Harjumaa loodab, et nii see ka varem või hiljem juhtub, et igasugused käkid keeratakse tagasi. Olgu see siis automaks, samasooliste niinimetatud abielu, kontrollimatu ja manipuleeritav mugavushääletamine ehk e-hääletamise süsteem valimistel või siis lastele antud valimisõigus meie riigis. Kuivõrd on reitingute esiletoomise nädal, siis ei ole mõistlik peatuda päeva kõige populaarsema uudise juures väga süvitsi, sest oleme sellest juba käesolevas saates rääkinud. Siinjuures korduvalt tasub mainida vaid, et ka reedese päeva kõige populaarsemaks uudiseks oli värskeim erakondade reiting küll, kuid siin oli ka üks oluline erisus varasemate populaarsusuuringutega võrreldes. Nimelt näitas see uudis Isamaa erakonna populaarsuse märkimisväärset langust varasemate andmetega võrreldes. Et kui varem nautis Isamaa teistest 10% punkti jagu kõrgemat positsiooni, siis nüüd, koos veaarvestusega, saab öelda, et Isamaa, Reformierakonna ja EKRE toetusbaas on võrdsustunud. Reedese päeva populaarsuselt teiseks postituseks osutus täiesti uus teemaring, mis sedakorda puudutas ühte meie ühiskonna väga suurt mädapaiset, mille on esile kutsunud ilmselt kõvasti üle vindi keeratud äärmusliberaalsus ja tavadest ning traditsioonilistest arusaamadest eemaldumine. Täpsemalt on juttu meeste ja naiste suhetest meie ühiskonnas, kus on kõik mõistlikud sidemed puruks keeratud. Stardipauguks sai Martin Ehala arutelu, kus tuuakse esile, et ühiskonna loomulikus arengus on asjad viltu läinud. Ehala viitab, et poiste loomulik kalduvus võistlusele ja riskile on evolutsiooniliselt kasulik,
toetudes teaduslikele uuringutele meessoost inimeste loomupärase käitumise kohta. Ta leiab, et liigne keskendumine niinimetatud padjasõdalaste mudelile, kus poisse õpetatakse vältima konflikte, võib tekitada nende identiteedikriisi ja nõrgestada ühiskonna kaitsevõimet, eriti praeguses geopoliitilises olukorras. Ehala artikkel peegeldab muret, et sooneutraalsus ja utreeritud vägivallavastasus võivad moonutada poiste arengut, jättes nad ettevalmistamata elu karmidele tahkudele. Artikkel rõhutab, et poiste kasvatamine peaks toetama nende potentsiaali, mitte ainult ohutust, eriti kriisiolukorras. Nunnutamine ja näägutamine on tõelise mehelikkuse Euroopas alla surunud. Kui see ei muutu, läheb kontinendil halvasti, kirjutab Martin Ehala. Postitusega kaasnes terve rida teisigi kirjutajaid teemal, mis asjasse puutusid. Konservatiivne Harjumaa nõustub igati tooduga ja rõhutab, et see on ilmtingimata oluline teema ning aeg oleks meil aru saada sellest, et väärtusruumi lörtsimine ja ühiskonnas toimepandavad inimkatsed inimvaimu kallal ei lõppe kunagi hästi. Ajalugu on seda meile selgelt õpetanud. Lõpetaks selle kokkuvõtte nende rõhutustega, millistega Martin Ehala alustas. Mehed ja naised mõtlevad erinevalt ja näevad erinevaid prioriteete. Mõlemad vaatenurgad on olulised, kumbki ei tohi dogmaks muutuda. Euroopa ja Eesti mure on praegu just liialdatud naiseliku vaatenurga ülemvõim. Laupäeva kõige olulisemaks teemaks konservatiivse Harjumaa lehelugejate seas osutus olema USA erisaadiku Steve Witkoffi tegevus, mis oli seotud väidetavalt õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks Euroopas. Konservatiivne Harjumaa on selle ürituse suhtes äärmiselt skeptiline, eriti just küsimuses, mis puudutab õiglast rahu, arvestades konflikti, kus vallutustegevust naabrite vastu on alustanud rašistliku Venemaa diktaator Putin ja läbirääkimiste all on see, kas Venemaa peaks tänutäheks oma koletusliku tegevuse eest saama jäädava õiguse Ukraina territooriumi üle. Kas tõesti peab maailma üldsus tänama Putinit ja andma talle õiglase õiguse? Vabandust, see oli nüüd küll rõhutatult sarkastiliselt öeldud, et Venemaa peaks saama siis õiguse kontrollida edaspidi seaduslikult maavarasid ja inimesi ligikaudu 20% naaberiigi ehk Ukraina territooriumil. Eesti rahvuslased, tõelised rahvuslased, kes ei lepi ega peagi leppima sellega, et imperialistliku Venemaa kontrolli all on hetkel 5,2% Eesti rahvale kuuluvast maast. Nemad sellest konstruktsioonist aru ei saa ja ilmselgelt peavad sellist lähenemist Ukraina olukorrale president Trumpi eksimuseks. Teisele kohale sellel päeval tõusis meie lugejate arvates Jaan Männiku sõnavõtt Postimehe veergudel. Jaan Männik on legendaarne persoon, kes on endine Eesti Panga juht, Rootsis sündinud väliseestlane, poliitik ning äärmiselt suurte ärikogemustega isik. On märkimisväärne, et ta oleks peaaegu liitunud omal ajal EKRE-ga, kuid tänu EKRE juhtide lühinägelikkusele ning eelkõige retoorika räigusele, tõmmati ta selle erakonnaga liitumisest välja ja temast ei saanud EKRE liige. Selles mõttes on Männiku persoon hästi tüüpiline näide, miks EKRE, hoolimata oma headest ideedest, ei saa kunagi olla edukas. Ütleme siis otse, nad on kahjuks lootusetud. Vähemalt seni, kuni perekond juhib seda parteid, kui oma personaalset firmat, kus noa ja kahvliga sööma ei õpitagi. Aga Jaan Männiku poolt edastatu oli põnev, hariv ja huvitav. Soovitav on tõesti sellega tutvuda. Ja nüüd siis see nädala võimsaim meloodia. Kõik nädala uudised on läbi vaadatud, hinnangud antud ja jääb üle vaid viimane kaart mängulauale liia, et nähtavale tuua uudis, milline sellel nädalal absoluutses kokkuvõttes oli meie lugejate jaoks kõige tähelepanuväärsem. Selleks postituseks oli, võttes aluseks erinevad interaktsioonid, kommentaarid, meeldimised ja mittemeeldimised, vihased ning naeratavad emootikonid, siis nädala loetumaks postituseks oligi Eesti erakonnade reitinguid käsitlevad postitused. Neid peegeldati konservatiivse Harjumaa lehele mitu ja nad olid ja jäid ka populaarsemateks lugemismaterjalideks. Olles nüüd aga ära teinud terve töönädala kokkuvõtte ja isegi pisut enam, on siit aeg teile, head konservatiivse Harjumaa jälgijad, öelda tänusõnad. Selle eest, et olemas olete, et vaatate meie tegemisi ja igal moel meid ka toetate. Ühesõnaga, ma tänan südamest kõiki jälgijaid ja püüame piltkasti kaudu hoida teid olulisematest nädalasõnumitest ka edaspidi kursis. Seega, kui teil pole võimalust asjadel jooksvalt silma peal hoida, siis oodake ikka meie pühapäevast saadet, kus me kokkuvõtteid nädala osas teeme. Suurema huvi ning võimaluse korral olete alati oodatud tagasi internetiaadressile, mis on ära toodud käesolevaga teie ekraanil, või otsige lihtsalt Facebooki otsingus sõnapaari Konservatiivne Harjumaa.
ja on meie jaoks äärmiselt oodatud, et te meile toetust jagate, kas siis kommentaaride, jagamiste, likeide abil või mis veelgi meeldivam, tellite endale Piltkasti YouTube'i kanalit edasiseks vaatamiseks. See aitab meil areneda paremaks ning veelgi huvitavamaks. Taaskohtumiseni, head sõbrad, järgmisel nädalal, siinsamas.